mis teile logistiku töö juures kõige rohkem meeldib? Logistiku töö juures meeldib mulle tegelikult absoluutselt kõik. Et ma ei asendaks ega vahetaks välja mitte ühtegi komponenti, mis selles töös on. Ja kui ausalt, siis see töö esindab seda, kes ma ise olen. Süstemaatiline ja hästi suhtlemisaldis. Ja tööl just ma saangi olla see, kes ma ise olen. Ja see ongi minu meelest see kõige tähtsam. Aga te olete selles valdkonnas töötanud nüüdseks juba 6 aastat. Ehk te valgustaksite natuke lähemalt, et missugused on teie edasised ambitsioonid? Mina olen selline inimene, kes ei taha saada juhiks. Ja miks ma juhiks ei taha saada, põhjus on hästi lihtne. Ma tunnen, et ma ei saa juhina rakendada 100% enda potentsiaali. Ja see, miks ma kandideerin, on ka tegelikult seotud sellega, et ma otsin pigem sellist raskemaid tööülesandeid, natukene uut lisavastutust. Ja ka tulevikku ma vaatan, et ma tahaksin olla pigem näiteks mõne konsultant spetsialistina, aga mitte juht. Aga millest te leiate endas logistikuna kõige rohkem arenguruumi? Mina suhtun töösse kui tervikusse. Ja ma püüan tööalaselt ennast võimalikult mitmekülgselt tegelikult areneda. Ja kui nüüd mõelda sellist arengusoovi, siis ma arvan, et see areng peaks tulemas organisatoorse poole pealt. Näiteks tööjaotus ja kommunikatsiooni lihtsus. Otseselt need ei ole tegelikult ju minu vastutusalad. Aga ma ei saa eeldada, et juht kuskilt kõrgelt näeb alati neid probleeme ja tuleks ja sekkuks. Et kui mina ise näen ja suudan neid ära lahendada, oleks ettevõtte jaoks palju efektiivsem ja paljud probleemid jääksid olemata. Aga logistikute päevad on tihti sellised pikad ja pingelised, et sellega kindlasti kaasneb ka omajagu stressi, et kuidas teie oma stressi maandate? Kui töö tegelikult inimesele väga meeldib, siis ei tekigi seda tööstressi nii lihtsalt. Aga loomulikult aeg-ajalt on hästi pingliselt perioodid ja siis on tõesti selline väike lõõgastus vajalik. Ja mina siis näiteks sõidan rattaga, et käin võistlustel, sõidan niisama metsas Pirital. Ja vahel ka raamatuid, nii sellist ilukirjandust kui ka hästi palju erialast kirjandust. Ja kuidas ma lõõgastun, see tegelikult oleneb hästi palju sellest ujust ja vajadusest. Kui ma tunnen, et ma tahan füüsilist trenni, lähen sinna rattaga. Kui ma tunnen sellist vaimset lõõgastusvajadust, loen ma hästi erialast kirjandust.